Drooni lennueelne kontroll ja üldse ülevaatus, mis olukorras droon on. Teen kohvri lahti, siin sees on kontrollnimekiri enne lendu, mida tasub siis punkthaaval üle vaadata. Panen sellise kõrvale. Ja teostan visuaalse drooni kontrolli. Kõigepealt vaatan akud üle. Akudel on peal laetusindikaator. See drooni aku koosneb energiaelementidest ja tegelikult on ka siin sees elektroonika, väikene arvuti laadimiskontroller, mis kontrollib nii aku laadimist kui ka aku kasutamist erinevatel temperatuuridel, näiteks külma ilmaga, väga tähtis. Ja ta kontrollib ka aku laadimistsükleid, aku tervist ja aku riknemist, et kui tal tulevad punased vilkuvad tuled, siis tähendab, et selle akuga tõenäoliselt on mingi probleem. Aku on drooni kõige ohtlikum osa. Aku sees on väga palju energiat. Neid drooni akusid, mis enamasti on liitiumakud, on äärmiselt keeruline kustutada ja neid õnnetusi on ka Eestis olnud. Riknemise korral ta võib siis plahvatada või süttida. Kindlasti on äärmiselt oluline aku kontroll, et esmane kontroll on visuaalne kontroll, ega akul ei ole mingid mõrasid, pragusid, ta ei ole paisunud, ta ei lõhna kuidagi halvasti kärsaisu järgi ja ta ei ole kuum, et ta ei tohi ka iseenesest kuumeneda. Et selle akuga on kõik korras. Samamoodi vaatan üle teise aku, kontrollin, kas ta on laetud. Rohelised tulukesed põlevad, 100% laetud ja silmaga nähtavaid vigastusi ei ole. Nüüd nende akudega on veel selline asi, et akude säilitamisel ei tohiks nad olla ei päris täis ega päris tühjad. Ideaalne säilitamiseks soodne laadimise aste on kuskil 40–60% vahel. Ehk et siin aku peal võiks põleda 2 või 3 kriipsu neljast. Ja aku sees olev väikene arvuti hoolitseb ise selle eest, et neid akusid tühjendada. Ehk et kui see arvuti saab aru, et see aku ei ole kasutusel, siis ta laeb selle aja jooksul tühjaks. Et sellega peaks arvestama, ehk enne lendu minekut tuleb kindlasti kontrollida akud üle, vajadusel neid laadida ja mitte minna paanikasse, kui need akud on ise tühjenenud umbes poole peale. Järgmiselt kontrollin visuaalselt üle drooni enda. Teen ta lahti. Kontrollin üle mootorid, et ei oleks mingeid lõtkusid, mingeid imelikke hääli. Tundub, et need mootorid töötavad kõik. Vaatan visuaalselt üle propellerid. Et ei oleks pragusid, tükke väljas, mikromõrasid, propellerid tundub, et on korras. Propellerid on kõige õrnem osa droonist. Üsna tihti nad saavad kannatada, eriti metsas lennates, kui nad tabavad puuoksi. Ja alati on mõistlik hoida kaasas varupropellerid. Järgmiseks vaatan üle drooni enda, drooni kere ja drooni raami, et ei oleks vigastusi, pragusid, mustust, niiskust, mingeid kahjustusi. Kontrollin üle SD-kaardi. Selle droonil käib see külje peale. Mälukaart on sees. Ja siis vaatan üle drooni kaamera. Drooni kaamera alati lennuvälisel ajal on kaitstud gimbali kaitsmega. Gimbal on äärmiselt õrn ja gimbali kaitseb nii kaamerat kui gimbalit ennast purunemise eest. Ja vaatan üle kaamera, gimbal ilusti liigub, kaamera lääts on puhas. Vajadusel võib seda mikrofiiber lapiga puhastada ja tundub, et ka siin on kõik korras. Järgmiseks kontrollin üle puldi. Voldin lahti antennid.
ja samamoodi kontrollin, et puldi aku oleks laetud, puldil endal ei oleks nähtavaid vigastusi, voldin lahti käepidemed ja tundub, et mehaaniline osa on kõik korras. Drooni ja puldi visuaalne kontroll oli edukas, ühendan aku, kontrollin, et aku on kindlalt drooni küljes ja panen drooni käima. Kuna nüüd see konkreetne droon vajab lisaks mobiiltelefoni juhtimiseks, ühendan mobiiltelefoni puldiga. Käivitan puldi ja telefonis käivitan vastava drooni äpi. Aircraft disconnected. Nüüd ma saan visuaalselt kontrollida nii puldi ekraani pealt kui telefoni ekraani pealt, mida drooni elektroonika enda kohta arvab. Ehk siit ma näen akude laetust, ma näen puldi laetust, ma näen, et ei ole ühtegi hoiatust. Kõik sensorid toimivad, kaamera toimib, saan kaamerat liigutada ja põhimõtteliselt ma olen lennuks valmis.